meedias käis ju ka juba läbi see, et plats ei ole kõige paremas korras, et on pehme, aga nüüd. Ja Kaimar Saag, aga saab väravvahi vastu 1-1 ja ei jõua kaitsjad appi ja napilt. Palju nüüd puudu jäi sentimeetreid? Suurepärane muidugi sööd sealt tagant liinist ja Kaimerit. Jarmo Ahjupera selja pealt nüüd vasturünnakuks Konstantin Vassiljev veab palli ja Jarmo Ahjupera ja ilusti laiendatakse Kaimar Saagile. Ahjupera on värava ees, liigub sinna 5 kasti juurde. Vassiljev laseb palli läbi Zenjov eemalt alla nurka posti. 1-0 oli lähemal kui kunagi varem tänases mängus. Nüüd sätib ennast siis 16 kasti taha lausa ja läheb sinna taha 5 kasti nurka ja peaga on vahel Jarmo Ahjupera. Ja mis toimus nüüd? Kellele tuleb kollane kaart? Sander Purile. Karistuslööki. Ja kindlalt realiseerib paremale poole. Pareiko hüppab palli eest ära ja 1-0 43. minutil kodupubliku ees on Fäärisaarte koondis läinud ette. Kava suunas liikumisel ja sai sealt kollase kaarti ning automaatselt tuli ka vastaste kasuks penalti. Koduväljakul mängiv Fäärisaarte koondis ei ole vahetusi teinud nii nagu ka Eesti koondis võrreldes esimese poolaega. Ja taas ohtlik olukord ja taas penalti näitab Antti Munuka. Nüüd kukub siis kohe teise poole esimesel minutil vastast meie koondise 16 kastis number 10 Harmbjörn Hansen ning teine penalti juba kohaliku Torshamni klubi mängija. Ja vaatame, eelmine kord läks paremale, Pareiko hüppas paremale eest ära ja nüüd tõrjub Pareiko ja jõuab ikkagi jaole esimesena Hansen. No nüüd magas kogu Eesti koondise kaitseliin, kõik sinisärgid. Kuidas jõuab vastaste ründaja ikkagi esimesena palli? No jah, et esimene reegel on ju see, et ei lasta sinna mitte kedagi sinna kaare peale, et alati peab seal kaitsjad esimesed olema, et kehaga surutakse need mehed ära seal, ja nüüd, et esimesena jõuab pärast penaltijärgis olukorras vastas mees löögile seal oma värava nina all, et see nüüd küll tõesti väga halvasti. Näeme seda momenti veel korduses ja juures on Kustmuru väljakud ja õhtuti pärast tööd kõik need väljakud on täidetud, nii et ei maksa võib-olla päris imeks panna seda Fäärisaarte mängutaset, et on suutelised väga võrdselt võitlema suuremategi riikide vastu. Ja kas võtab nüüd Sander Puri teise kollase kaarti ja me jääme vähemusse? See ägenemine kohtunik Antti Munuka peale tähendab seda, et Eesti koondis jätkab 10-kesi. Saag saab palli kätte Zenjov, üksi nüüd 3 vastu, Ahjupera spurdib ka rünnakule kaasa. Saag see saab endale keskelt läbi, nüüd on vaja ära lüüa ja kuhu lööb Kaimar Saag? Lööb sinna, kus on need armsad hoovid üle väljaku piire.